Tere ka minu poolt. Aitäh Marilinile minu sissejuhatamise eest. Mina olen Anna Frank ja täna olen lastemaja teenuse juhi rollis. Ja räägin teemal seksuaalselt väärkoheldud laps, mida teha ja mida tegemata jätta. Kui ma nüüd vaatasin oma slaide, siis tegelikult on mul sissejuhatus ka päris pikk, et me üldse teaksime, mis on seksuaalne väärkohtlemine, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud last, kes peaks teavitama. Et tegelikult ma olen kasutanud võimalust täna ka seda infot jagada. Ja lõpus on ka kindlalt ära toodud asjad, mida saab üks inimene teha, kui ta teab, et kuskil on seksuaalselt väärkoheldud laps ja mida ta võiks kindlasti tegemata jätta. Olen Sotsiaalkindlustusametist, et lastemaja ei ole mingi eraldiseisev asutus, et see on riiklik teenus ja lastekaitseosakonna töötaja. Nii et tegelikult oma hingelt olen ma laste kaitsja. Küll on mul sotsiaaltöö haridus ja ka ärijuhtimise magister, mis aitab kaasa, et ma saaks selliseid suuremaid asju siin ajada, aga oma hingelt olen ma laste kaitsja. Ja selline on meie üks slogan ka, et ma hästi loodan, et tegelikult teie, kes te vaatate seda esitlust täna ja näete praegu seda sloganit, et te olete kuskil seda näinud. Isegi kui te ei oska seostada, millega see on seotud, siis ehk ta kuidagi on teile tuttav. Ja kui ta ei ole tuttav, siis vähemalt te võtate praegu selle omaks, et parem kaitsta kui kahetseda. Et ma hästi toetan ja arvan hästi ennetustööst, mida ma arvan, et võib-olla sellel messil on ka hästi suur võim seda ennetustööd teha. Ja selline lause sobib siin erinevate teemade alla või üles, et parem kaitsta kui kahetseda, et sellises ennetusvõtmes. Ja see väike jänes siin all nurgas on siis tegelikult lastemaja logo ja sümboliseerib see laste ärakuulamist. Et lastemaja on selline koht, kus lapsed saavad rääkida nendest asjadest, mis on nendega juhtunud ja meie kuulame neid siin ära. Aga natukene sellise alguse poole, et laste õigustest, et ma tean küll, et tihtilugu me mõtleme, et äkki õigused teavad lapsed rohkem kui kohustusi. Siiski on väga palju lapsi, kelle õiguseid rikutakse ja kes ei tea üldse, mis õigused neil on. Ja siin on, ma ei hakka slaide maha lugeda oskab igaüks, aga olen välja toonud sellised punktid, mis on olulised ja meie tänase teemaga just on olulised, eks ju, et lapsel on õigus olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise eest ja see on meie kohustus täiskasvanutena, ükskõik, kas me oleme lapsevanemad, töötame lastega või näeme kuskil last, kes vajab abi, et meie kohustus on siis last vägivalla ja väärkohtlemisest kaitsta. Ja täiskasvanud, kes siis otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, ka jällegi, kas on see lapsevanem või õpetaja, lastekaitsetöötaja, politseinik, meditsiinitöötaja, tegelikult kõik peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest, et sellega peab alati arvestama. Mis ei tähenda seda, et laps tuleb, ütleb oma õigused ja ütleb, mismoodi ta tahab, et asjad oleks, et see peaks alati nii minema, aga me peame alati arvestama sellega, lapse ära kuulama. Ja kui me ei saa arvestada tema soovidega, tema ettepanekutega, peame meie olema need, kes seda talle selgeks teevad. Ja mis ma olen veel tahtnud ära tuua on lastekaitseseadus, et Eestis on niisugune suurepärane seadus nagu lastekaitseseadus, mille eesmärk ongi laste õiguste ja heaolu tagamine, aga ühtlasi toob see seadus ka välja, et kõikidel inimestel on kohustus ka siis lapse vastu või kui ta märkab seda, et last on kuidagi väärkoheldud, ta peab sellest teavitama. See on hästi huvitav, et Eesti inimesed, tavalised inimesed ei tea, et neil tegelikult lastekaitseseaduse järgi lasub kohustus teavitada, kui nad teavad, et kuskil on laps, kes vajab abi. Lapse väärkohtlemisest. Lapse väärkohtlemise liike on erinevaid. Väärkohtlemise liike üldse, et see ei ole ainult lapsevastased väärkohtlemise liigid. Et on emotsionaalne väärkohtlemine, mida on väga raske mõõta või hinnata. On see siis karjumine, eiramine, karistamine tuppa lukustamise näol või muude asjade näiteks keelamise või äravõtmise näol. Seda on hästi raske hinnata, kui palju on last emotsionaalselt väärkoheldud. Raske on ka märgata, et kui teie olete täna siin märkajate rollis, et kui te vaatate last, oma lähedal olevaid lapsi, et kuidas teha kindlaks, et ta võib olla emotsionaalselt väärkoheldud. Lihtsam on muidugi hinnata füüsiliselt väärkoheldud lapsi,
tal on tavaliselt mingisugused vigastused. On tal silm sinine või mõni muu sinikas kuskil, saab hakata vähemalt tähelepanu pöörama sellele, et mis selle lapsele võib viga olla. Seksuaalne väärkohtlemine on ka jälle selline asi, et kuigi meil võib olla mõte peas või tundmus, et laste seksuaalne väärkohtlemine on midagi väga koledat ja lapsed tehakse katki ja seal võib olla valu ja verd, aga enamasti see nii ei ole. Ehk siis lapse seksuaalne väärkohtlemine on ka väga-väga varjatud kuritegu. See on üks kõige varjatum kuritegu üldse. Ehk siis vigastusi väärkohtleja lapsele tavaliselt ei tekita. Ta loob lapsega mingi sellise ebanormaalse suhte ja mis paneb ka last ennast seda suhet varjama, mitte teistega jagama. Ja tegelikult on see seksuaalne väärkohtlemine. Küll on juhtumid ka, kus füüsilised lapsed saavad haiget ja seda on tegelikult lihtsam ka märgata. Teinekord ka lihtsam ravida. Füüsilised vigastused on alati kergem ravida kui neid vaimsed ja emotsionaalsed ja psühholoogilisi, mis tekivad sellise trauma tagajärjel. Lapse hooletusse jätmine on ka lapse väärkohtlemine. Jälle selline raske hinnata, et mis see hooletusse jätmine on. Et kui vanemad käivad kogu aeg tööl, teenivad raha, et last üleval pidada, aga samas lapsega nad koos ei ole, kas see on hooletusse jätmine? Lihtsam on meil hinnata, et lapse hooletusse jätmine on siis, kui lapsel on vähe riided, need on mustad, ta ei saa süüa, et need on sellised kindlamad märgid ja neid te saate ka märgata ise, kas siis enda elus laste ümber või siis ka oma töös. Lisaks on väärkohtlemine ka see olukord, kus laps peab nägema vägivalda teiste suhtes pealt. Perevägivald täiesti tavaline situatsioon, kus kas siis vanemad või ütleme täiskasvanud selles peres omavahel vägivallatsevad ja laps näeb seda pealt, kuidas tema lähedased siis üksteise suhtes vägivaldsed on. Ja lisaks olen ma pannud ka tegelikult tajumine, et isegi kui laps ei näe füüsilist väärkohtlemist, aga ta tuleb koju ja ma ei tea, uksed on lõhutud ja toolid on katki, siis see ka on lapse väärkohtlemine. Ja kõik see seab ohtu lapse arengu ja tema tervise. Seksuaalsest väärkohtlemisest siis rohkem, et loogiline on see, et see on lapse seksuaalsesse tegevusse kaasamine. Lapse seksuaalne väärkohtlemine ei ole ainult vägistamine. Ja seda ma juba natukene aega tagasi rääkisin, et tihtilugu ei ole üldse lapsel vigastusi. Et see võib olla füüsiline, kontaktne, see võib olla veebis. See võib olla erinevad teed pidi, siiski on ta seksuaalne väärkohtlemine. Enamasti laps ei saa selle sisust aru, kui lapsed on näiteks arusaamisvõimetud, mis Eesti seaduse järgi on alla 10-aastased. Et ta ei pruugi üldse arugi saada, näiteks 5-aastased ei saagi ise aru, et nad on seksuaalse väärkohtlemise ohvrid, nad on võib-olla osa mingisugusest mängust, mis on haige. Või siis natukene vanemad lapsed, kellega on sel viisil manipuleeritud, et neil on tehtud selgeks, et see ongi selline salajane armastuse suhe. Ja laps seda varjab. Samas seal võivad olla väga tugevad tunded selle lapse ja väärkohtleja vahel, kes tavaliselt on lapse lähedane, siis see ei ole okei, see ei ole terve. Laps ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut. See astub üle seadustest. Seadustega on kõige lihtsam, need on meil kirjas, mis on lubatud, mis mitte, millises vanuses, millised seksuaalsuhted, kes võib pornograafilise sisuga materjali näha, kes võib suguelu elada, mis vanuses inimestega. See on meil seadustes kõik kirjas ja seda on nagu lihtne jälgida, et kas see on kaetud või mitte. Teine asi on need ühiskonna sotsiaalsed normid või siis kultuurilised. Et meil Eestis on täna nii, et on ikka veel 14, see iga, kus laps võib täisealisega seksuaalvahekorras olla. Küll on palju juttu olnud ju sellest, et seda vanust tõstetakse. Siis, et alla selle ei ole okei meil Eestis. Lähiriikides on tihti ikkagi pigem see vanus kõrgem, 16 on pandud selleks piiriks. Aga samas, kui me mõtleme kuskile kaugemale arengumaadesse, kus on ikkagi veel toimuvad lapsabielud, kus lastega seotakse abielusuhteid, et siis see ei ole okei. Aga jah, et kultuurilised eripärad välja jättes, siis tegelikult on ikkagi erinevad lastekaitseorganisatsioonid suured, näiteks UNICEF soovivad ikkagi lastele sellist turvalisust tagada üle maa, et mingisugune piir peaks ikkagi olema, kust allapoole ei saa ka neid abielusid sõlmida.
Lapse seksuaalses väärkohtlemises on hästi tugevasti seotud võim ja see võim ei tähenda see, et ainult seda, et inimesel on füüsiline võim lapse üle, on see siis pereliige või teine lähedane inimene, tavaliselt siis kas õpetaja või treener, vanaisa, kasuisa, aga see on ka võim manipuleerida, et kui sa oled lähedal lapsega, sul on lähedased suhted, siis on sul ka rohkem võimu sellele lapse üle. Ja oleneb, mis meetodeid see väärkohtleja kasutab, siis kas need on justkui nagu lapsele positiivsed, nagu ma enne rääkisin sellest haiglasest armastusest või lausa libaarmastust, niisugust sõna kasutatakse ka selles kontekstis. Või on hirm, et on manipuleeritud, ähvardatakse last, et kui sa, ma ei tea, näiteks seda minuga ei tee, siis ma räägin emale ära mingi muu asja või kellelegi teisele või kui sa lähed politseisse, siis ma ütlen, et sa ise tahtsid ja selline võimu kasutamine. Ja muidugi on see seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamine, seksuaalsed on loogiline, muud vajadused on see näiteks raha, et kui veebis võib tekkida selline olukord, kus hakatakse nõudma lapselt seksuaalse sisuga pilte, et siis lihtsalt saab, et kui ühe pildi saad kätte, ütleme, see kurjategija saab ühe pildi kätte lapse suguelunditest ja ta hakkab sellega siis manipuleerima ja lapselt raha hoopis nõudma. Ehk siis maksa mulle 100 €, muidu ma panen selle pildi kuskile ülesse. Nagu ma ütlesin, võib olla kontakte, mittekontakte ja erinevad siis suhted siis seoses lapsega. Ja kui me räägime näiteks treeneritest ja muudest sellised suhted nagu võimusuhted nagu õpetaja, treener ja muud näiteks hariduse ja huviharidusega seotud inimesed, ja see on väga aktuaalne olnud ka ju mingi aeg tagasi, siis seal see 14 aastat ei loe, sest et seaduses on õnneks kirjas, et kui sa oled nagu sellises võimusuhtes lapsega, siis on see vanus 18, kus ei tohi olla seksuaalsuhet enda treenitava või õpilasega. Eesti seksuaalkuriteod, see on avalik info kõik kriminaalpoliitika leheküljel. Et kui me vaatame siin neid numbreid, et kui palju on seksuaalkuritegusid eelmine aasta registreeritud ja kui palju on laste vastu, enamus on, nagu näete, laste vastu, all on kirjas 479 alaealise kannatanuga seksuaalkuritegu, siis see tundub ju suur, aga tegelikult on see arvatav number ikka kordades suurem, et räägitakse, erinevad uuringud on välja toonud, et 20% Euroopa lastest võivad olla seksuaalselt väärkoheldud. See number on siin 0,004 minu meelest. Need on registreeritud kuriteod. Ja see ongi see koht, mis on siis teie töö, minu töö igapäevane, aga teie töö ja võimalus siis ka märgata ja teatada, kui te kuskil näete või kahtlustate, et me jõuaksime rohkem teha tööd nende juhtumitega ja jõuaksid registreeritud kuriteoks need. Laste suhtes siis alaealise kontaktseid seksuaalkuritegusid, nagu näete, on 222, sõnad lähevad sassi, tempo on kiire, tahaks rääkida palju. Ja nende hulgas siis 71 vägistamist ja et nagu enamus, nagu näete, ei ole kõik vägistamised, aga ikkagi on vägistamisi ka. Natuke veel statistikat, et mida minul meeldib siin välja alati tuua on see, et keskmine aeg, millal inimesed teavitavad sellest kuriteost on 3 aastat. Ehk siis 3 aastat peale seda, kui nendega midagi juhtus, annavad nad teada, et nendega see juhtus. Ja see on väga keeruline just politseile ja muudele uurimusorganitele selgitada välja erinevad tõendid ja kas juhtus, mis juhtus, kus juhtus. Kui on 3 aastat juba mööda läinud, siis on väga raske tõendeid koguda. Ja nagu maksimaalselt näete, on üle 15 aasta üks inimene või juhtum tulnud välja, kus on väärkohtumine toimunud väga-väga ammu ja väga raske on siis tõendeid koguda. Ja toimepanijatest näete, isa, kasuisa, vanaisa, enamasti siis ikkagi tuttav inimene. Võõreid on väga vähe ja võõraste seas ongi enamasti need, kes on siis veebis lapse kontakti otsimas. Riskitegurid siis laste väärkohtlemise osas, jälle see koht, kus teie saate siis kas siis lapsevanemana vaadata seda või siis spetsialistina, kes töötab lastega. Number 1 ja siin tahaks ka protsente õudselt välja tuua on tegelikult see, et vanemate vähene osavõtlikkus siis oma lapse elust. Et kui nüüd oma praktilises töös vaadata, siis kuidas väärkohtleja, kes on võõras või siis ütleme selline, et ei ole lihane lapsevanem, hakkab seda kontakti lapsega looma, ongi see, et kuidas sul läheb, kuidas sul koolis läheb, kas sul on kõik okei. Ta kuulab, mida laps on rääkinud eelmine päev, järgmine päev küsib, et kuule, sa rääkisid eile sellist asja, kuidas sul selle asjaga läks. Et see on põhiline viis, kuidas need väärkohtlejad lastega kontakti saavad. Et
ütleme vanematele koputame enda südametunnistusele, vaatame, mida me saame ise ära teha, et meie laps oleks meiega kontaktis. Kui te näete, et teie, ma ei tea, rühmas või klassis või grupis või kus te olete lastega kokkupuutes, on selliseid inimesi, et siis ka mõelge, mida te saate teha, et kas keda kaasata, et kas lastekaitse, näiteks kohaliku omavalitsuse lastekaitse, kes saaks uurida, mis seal peres toimub ja kas seal kõik on korras. Väga suur risk on see, kui kodus kasutatakse erinevat vägivalda. Vanemate suhted on vägivaldsed ja mis on hästi oluline, et laps, kes on kuskil keskkonnas väärkoheldud olnud ükskõik mis viisil, siis see millegipärast suurendab teises või uues keskkonnas või seltskonnas siis väärkohtlemise ohtu. Et väga tihti on need väärkoheldud lapsed või seksuaalselt väärkoheldud lapsed multiprobleemidega, et nad on kodus pekstud, nad on koolis kiusatud ja niimoodi nad tihtilugu satuvadki siis väärkohtleja ohvriks ka veel. Et seda me natuke oleme rääkinud, et seal statistika näitas, et kes seda teeb ja miks, et ikka lähedased ja tuttavad. Erinevad ütleme, varasemad seksuaalkogemused, mis on sellel väärkohtlejal olnud, mõjutavad tema käitumist. Võimetus saada üldse sotsiaalset seksuaalset rahuldust täiskasvanuga. Millegipärast me oleme arvanud, et alkohol on see, mis paneb väärkohtlevalt käituma või justkui me nagu peaks mõistma rohkem seda inimest, kes seda joobes teeb, et justkui oleks seotud joobes olemisega, aga tegelikult see tähendaks justkui seda, et kõik, kes alkoholi tarvitavad, peaks hakkama seksuaalselt kuidagi lapsi väärkohtama, aga tegelikult see nii ei ole. Et seda teeb ikkagi inimene siis, kui tal on see pisik sees, et tõuge lihtsalt alkohol ja samamoodi on tõuge see impulside madal kontroll ja tugev stress, et kui ütleme, väärkohtleja toob vabanduseks seda, et ta oli vihane ja stressis, sest et ma ei tea, läks naisest lahku ja töölt lasti lahti, siis see on ainult tõuge, see ei tähenda, et see on põhjus, miks ta seksuaalselt väärkohtlevalt käitub laste suhtes. Et jällegi, kui me mõtleme teiste inimeste peale, siis me peaksime kõik justkui hakkama sellepärast seksuaalselt lapsi väärkohtlema, et meil on stress, et see lihtsalt on tõuge. Tihti on väärkohtleja emotsionaalselt ebaküps, et ta ei leia kontakti täisealistega, et see on tema põhjus, et ta ei leia sellist ühiskeelt omaealistega ja sellepärast on tal lihtsam lastega olla. Ja mitte harv juhus ei ole see, kui väärkohtleja on olnud ise ohver, ei ole enda traumadega saanud tegeleda, ei ole abi saanud ja siis jääb sisse erinevaid emotsioone, viha ja tundeid, et mida ta siis hakkab välja elama laste peal. Aga kuidas see siis lapsi võib mõjutada? See on see, kuidas teie saaksite siis märgata, et mis siis võib teistmoodi olla. Aga see ei tähenda, et alati kõikidel lastel need on. Mõnel lapsel võib kõik see jada olla, mis ma siia olen slaidile pannud, aga mõnel lapsel ei pruugi üldse olla. Aga ikkagi põhiline asi, mida märgata, on see, kui lapse käitumine on muutunud, ükskõik. Kui on aktiivne, varasemalt oli aktiivne laps, on muutunud passiivseks või aktiivne laps on muutunud eriti aktiivseks. Mingisugune muutus peab nagu olema käitumises toimunud, et me hakkaksime muretsema, et mis seal on juhtunud. Laps on passiivne, endasse tõmbunud, seda on viimasel hästi palju. Kui ta ei saa abi, kui keegi ei märka seda, siis kogu see tagajärg, mis seksuaalsel väärkohtlemisel võib olla, võib lõppeda väga kurvalt. Ei ole ka enam saladus ja väga palju meedias ikka kajastatud, et laste suitsiidid Eestis on väga-väga kõrgele hüpanud. Erinevad põhjused on kindlasti, tuuakse välja praegust eriolukorda seoses COVID-iga, kodus istumist, sõpradega eemal olemist ja meie jaoks on ka mure see, et meie, kes me töötame selliste lastega, et see kodus olemine, et spetsialistid nagu kool, lasteaed, huviringid, kes on muidu lapse kontaktis olnud ja olnud ka meie poole pöördujad, ei saa seda enam teha. Nii et praegu mulle tundubki, et ongi koolil hästi suur roll, hästi palju tähele panna neid lapse käitumisi ja muutusi. Ja see alati ei tähenda kohe, et kui laps on passiivne, et on kohe seksuaalselt väärkoheldud, seal võivad muud probleemid olla. Aga oluline on see, et me ikkagi kuskile teavitame ja kaasame inimesi kaasa mõtlema, et mis selle lapsega võib siis olla. Laps on valvas. Sellised last häirib, kui keegi on tema selja taga või keegi teda puudutav, et sellised erksad olemised, et seda saate tähele panna.
Hüperaktiivsus, ja need hüperaktiivsed lapsed tihtilugu ise on ka hästi sellised, ütleme, seksuaalsed, näitavad oma seksuaalsust hästi avalikult, räägivad nende sõnadega, oleneb erinevast vanusest, on ju. Et mingis vanuses on hästi okei, kui lapsele ütleb kaka-pepu ja sellise vanuse nagu naljad on okei, aga mingis vanuses, kus nagu ainult sellele keskendutakse, et seal peab kindlasti tähelepanu pöörama, et kui kasutatakse väga palju selliseid ebatsensuurseid väljendeid suguelundite kohta või üldse seksuaalsuse kohta. Ja jälle mingis vanuses nagu 14, ütleme teismelise iga, kus kombitakse meie piire siis täiskasvanutena, kes me siis elame lastega koos või töötame, aga ikkagi on mingid piirid. Et varsti ma räägin natuke, et kuidas saab seda hinnata. Agressiivsus teiste suhtes, see on alati suur punane tuli, ükskõik kelle suhtes, siis kas laste suhtes või vanemate suhtes, see agressiivsus teiste suhtes, et me tihtilugu reageerime sellele käitumisele, aga me ei mõtle selle peale, mis see põhjus võib olla, et võib rohkem selle peale ka mõelda. Ja hirm on muidugi, kui laps ei taha koolist või lasteaiast ära minna või ütleb, et ma tahaks siia jääda või ütleb, et ma tahaks hoopis tulla sinuga koju õpetaja või siis kasvataja. Et see on selline murekoht. Mina alati kutsun üles ikkagi kohaliku omavalitsuse lastekaitsega võtma ühendust või siis lasteabi telefoniga, mille slaidi ma teile ka kohe varsti ette löön. Et seal saab täiesti anonüümselt konsulteerida, kui teil on mingi murekoht. Ja kui laps hakkab kodust ära jooksma, see on ka, probleem on seal kindlasti, kas seal on seksuaalne väärkohtlemine, ei pruugi olla, aga see on kindlasti koht, mida tuleks tähele panna, et miks laps ära jookseb kodust. Ja tegelikult neid põhjuseid on meil erinevaid, me võime leida, aga need ma olen pannud sellised, mida meil kõige lihtsam märgata. Ja kui laps teeb, ütleme, tema käitumist hinnates ta ei räägi meile, et meil tekib küsimus, et miks ta ei ütle meile, et temaga midagi on juhtunud. Et tihtilugu nad ütlevad tegelikult. Aga nad ei ütle õigele inimesele. Nad ei ütle, selles mõttes õigele inimesele, et nad politseisse väga vähesed tahavad pöörduda, et Eestis on ka Eesti noorte seas on viidud uuringud läbi, et politseile nad teavitada ei soovi. Ja kindlasti nad räägivad kellelegi, tavaliselt on see lähedane inimene, aga see jutt jääbki sinna. Ta palub näiteks sõbral mitte rääkida edasi või on lapse vanemal piinlik selle teemaga ise edasi minna. Et see jääb sinna seisma, see info. Aga miks lapsed ei räägi vanematele, on tavaliselt on neil häbi, sest tihtilugu võib olla see lugu, mis on hakanud näiteks, kui ma räägin teismelised ja vanemad mehed, ütleme teised tüdrukud, vanemad mehed, kes on interneti teel tuttavaks saanud, nagu läbi mingisuguse mängu või sellise katsetuse, piiride katsetuse ja mingi piirini on justkui kaasa läinud ja siis enam ei oska ei öelda või ei jõua või ei jaksa või ei julge. Et sealt tekib see häbitunne, et miks see üldse juhtus ja samas on ka neid lapsi, kes ei taha vanemaid lihtsalt kurvastada. Vanematel on niigi raske, tööd on palju ja raha vähe ja muud probleemid, mida lapsed nagu kuulevad kogu aeg, et vanemad räägivad ja siis nad ei lähe oma murega lapsevanema juurde. Seda on ka hästi kurb kuulda, kui lapsed nii ütlevad. Lapsed ei pea tihtilugu seda piisavalt tõsiseks ja oluliseks, eriti kui me räägime kas siis sellistest veebi teel vahetatud või saadetud seksuaalse sisuga materjalidest, on need pildid või filmid või siis kui keegi neid katsub piirkondadest, kus ei tohiks katsuda. Ka lapsed tihtilugu arvavad, et ainult vägistamine ongi väärkohtlemine, et sellepärast nad ei räägi sellest. Nad ei tea, et see vale on. Seda ma tõin ka näiteks, et 5-aastane ei saa üldse aru, et keegi pole talle rääkinud, et see on vale. See on ka jälle meie koht, et me peame lastele võimalikult varakult rääkima, milline puudutus on okei ja milline ei ole ja kelle poolt ja kuidas vahet teha, kuidas nõusolekut küsida, kuidas ei öelda, et see on kõik meie töö, et me suudaksime seda lastele õpetada, et nad teaksid, et see on vale. Ja tihtilugu lihtsalt ei tea lapsed et kellel üldse võiks rääkida või kuhu teavitada, et tihtilugu ei peeta seda politsei jaoks piisavalt oluliseks, aga samas kuhu ma siis teavitan, et see on ka jälle meie töö, et levitada neid kohti, et kuhu nad võiks teavitada. Nagu ma ütlesin, põhiline on sõbranna, ema, vanaema, vanaisad, siin on kindlasti kuulajate, vaatajate seas inimesi, kes selles mingisuguses rollis siin on, et teil on kõigil see võimalus, et teile räägiks lapsed, et kui teil on need kontaktid. Aga osadel lastel pole üldse inimesi, kellel rääkida, nendel on siis kas lemmikloomad või jumal või muud sellised kohad, kes kindlasti edasi ei räägi neid asju, et lemmikloom ja ükskõik on see jumal
on see jumal siis Buda jumal või meie kristlik jumal, et tema edasi ei räägi, et selles mõttes on turvaline talle rääkida lapse poolt, aga ta ei räägi edasi, ei võtta ette midagi, aga sellest võib olla abi lapsel ikkagi ja ka muudest asjadest nagu muusika ja sport. Ja see on see koht, kus tuleb hästi jälgida, et kui ma ütlen, et lapse käitumine muutub, siis väga tihti lapsed hakkavad mingisuguse hobiga väga-väga üle pingutama, hakatakse jooksma nii, et ühesõnaga tulemused väga paranevad, aga see ei ole nagu tänu heale treeneri tööle, vaid pigem seal tuleb ikkagi ettevaatlik olla, vaadata, millest sellised järsud head muutused lapse soorituses. Ükskõik on siis muusika või kuhu see laps ennast niinimetatud matab. Et seal peab ka hästi tähelepanelik olema. Ja mõndadel noortel pole üldse inimesi, kellega rääkida sellistest asjadest. Et kui ma siin rääkisin alguses, et iga inimese kohustus on teavitada abivajavast lapsest, et vahel on küsimus, et kes see abivajav laps on ja kes see hädaohus olev laps on. Et siin on laste ombudsman hästi ilusasti lihtsa joonise teinud, et abivajav lapsi on meil väga palju ja hädaohus laps on ka alati abivajav laps, aga hädaohus oleva lapse osas peab 112 alati helistama. Siin pole mingit küsimust. Ehk siis hädaohus olev laps seab kas enda või teiste elu kuidagi ohtu. Abivajav lapse puhul tekib meil kahtlus, on see siis mustad riided, ta ei taha õhtul koju minna, erinevad märgid, mis ma nagu varem välja tõin. Ja siin on võib-olla natuke veel lihtsamini toodud välja, et jällegi seadusest tulenev asi on kohustus teatada kõigil, kellel on teave olemas. Täna ei ole minu meelest mitte kedagi karistatud, kui nad ei ole teavitanud, aga seda justkui võiks nagu hakata tegema, sest järjest rohkem me näeme oma töös, et tuleb välja, et mingi inimene juba teadis aasta tagasi, et kuskil kuulis, kuskil nägi, aga ta ei sekkunud, sest ta arvas, et pole tema asi, pole tema pere, pole tema asi sekkuda. Ja ma ei tea, kuidas need inimesed elavad, kes teavad või teadsid ja täna saavad teada, et võt oligi seksuaalne väärkohtlemine aasta otsa kestnud ja temal oli see aimdus sees. Mina soovitan oma aimdustest alati laste abi teavitada. Sinna saab täiesti anonüümselt helistada, oma info edastada, konsulteerida, mida teha, kuhu teatada. Et jätke see meelde, et see kohaliku omavalitsuse lastekaitse on ka alati võimalus ja neid on lihtsalt raskem tabada, et laste abi alati kaasab ka kohaliku omavalitsuse, et kui ta saab infot abivajava lapse kohta. Nii et palun teavitage. See seadus on mul täitsa välja toodud, et see lasteabi number on 116111, see on tasuta, anonüümne, 24/7. Kui teile ei meeldi helistada, siis chattige või kirjutage, et erinevaid võimalusi on, kuidas kontakti saada laste abiga. Et kui ma varem rääkisin, et laste seksuaalne käitumine tuleb hinnata, kuidas seda siis hinnata, ongi üks tööriist on murebaromeeter. Kui te guugeldate selle, siis te leiate, see on veebis täitsa olemas PDF-ina, et saate hinnata laste erinevate vanuste järgi nende seksuaalset käitumist, et kas roheline on okei käitumine, kollane on selline muret tekitav käitumine, punane on selline käitumine, kus tuleb kindlasti kuskile pöörduda ja vajab kohest sekkumist. Et kellel huvi, vaadake ise, et see on täitsa veebis kättesaadav. Teine tore asi on lipusüsteem, mis on natuke keerulisem ja sellisem süsteemsem, et seda ka siis koolides või lasteaedades, et soovitan ka tellida sellise koolituse, et te saaksite ühiselt siis nagu paika panna need piirid, et mis on okei käitumine, mis mitte, milliste puhul te peate kuidas reageerima. Et hästi oluline, et meil on selline ühine arusaam, et milline käitumine on okei, milline ei ole. Siin olen ma välja toonud siis paar asja, mida siis teha, kui laps räägib sulle, hakkab rääkima, et minuga juhtus selline lugu, et ütleme selline tavaline näide, et üks onu pani mulle peppusse mingi pulga. Ja kui laps tahab lihtsalt rääkida, siis mina olen öelnud ka siin, et lase rääkida. Aga samas järgmine slaid tegelikult on mul niisugune väike, mida teha ei tohiks. Et ühesõnaga oluline on see, et kui laps tahab rääkida, siis sa vaikides lased tal rääkida ja fikseerid kõik, mida ta ütleb sulle oma ajus. Et kui hakkate otsima pliiatsi paberit, siis on raske nagu lapsele edasi rääkida. Aga kui teil tekib sihuke olukord, et keegi on valmis teile midagi rääkima, siis kuulake laps ära, laske tal rääkida. Ja mis on oluline, et alati peab järgnema vajalik reaktsioon. Kindlasti ei ole see reaktsioon, et issand jumal, laps, mis suga juhtus. Kuigi ma saan aru, loomulikult võib see juhtuda ja sellest pole ka midagi hullu, kui see reaktsioon teil tuleb. Ja kui teie lähedane laps räägib teie lähedase inimese kohta, need reaktsioonid on loomulikud, aga me peame hästi püüdma seda teha, et meie reaktsioon on ikkagi selline, et ta saab teada, et see ei ole okei. Ja siin ma olen paar lauset toonud välja, mida sa saad
mida saab öelda, kui laps räägib, et esiteks ma kutsun üles last uskuma, sellepärast et meie asi ei ole uurida. Meil on olemas uurijad, inimesed töötavad sellises kohas, et nagu Politsei- ja Piirivalveamet ja nad tegelevad uurimisega. Meie asi ei ole uurida. Laps räägib, me võtame info teadmiseks ja edastame selle. Meie asi pole kindlasti, kas ta äkki valetab. Et millegipärast me tahame hakata niimoodi mõtlema, et kui ma teavitan, kuskile tuleb välja, et laps valetab, et mis siis saab? Midagi ei saa. Me oleme rõõmsad, et selle lapsega midagi ei olnud. Eks me tegeleme siis sellega, miks ta valetas. Aga need laused, et ma ei tea, kuidas ütleme, kas keegi teeb pilti või saab need slaidid pärast kuskile ka panna üles, et sellised laused võib endale kuskile välja panna, et kui laps tuleb ütlema, et tänada, et sa oled vapper, olla tänulik, eks ju, avaldada tänu, et teid just usaldati, uhkust väljendada, kindlasti öelda, et see ei ole lapse süü, et see juhtus ja mida te saate öelda, et teete endast kõik, et aidata seda last, aga ärge lubage seda, et kõik saab korda. Ärge lubage seda, et kõik saab korda. Siin on veel, mida ärge tehke, ärge kuulake last ise üle, ärge hakake täpsustama küsimusi, sest et see võib mõjutada pärast kriminaalmenetlust, kui seal on midagi tõsist. Ärge pildistage, ärge filmige lapsi, kui nad räägivad, nende vigastusi. Neid on väga raske pärast kohtus kasutada, sest keegi ei tea seda konteksti. Kui on materjali, mida pildistada, mida filmida, võtke ühendust politseiga või siis lasteabiga. Ja ärge alustage ise uurimise ja jälitustegevusega. See on ka selline, mis tekib nagu tunne, et justkui tahaks panna kuskile kaamerit, tahaks sõita kellelegi järele, midagi tegema hakata. Et see võib rikkuda tegelikult asju palju olulisemalt ära ja võib teile ka ohtlik olla. Ja ära levita infot. Kui teie telefonil on tulnud pilt lapse vanemalt, kes ütleb, et issand jumal, vaata, mis ma oma lapse telefonist leidsin ja seal on seksuaalse sisuga pilt ja te seda hakkate üksteise vahel levitama, siis te olete ise tegelikult kurjategijad meie seaduse järgi. Ma saan jälle mõttest aru, et me tahame jagada, issand jumal, selline pilt, aga pigem pange stopp, võtke kohe ühendust politseiga, et selline pilt, kas teie lapse telefonis või teie telefonis, kus te selle leidsite, on, et sellega saab hakata siis tegelema. Nagu ma ütlesin, et ma olen lastemajast. Lastemaja kohta ma väga pikalt ei räägi, sest ma ei jõua, aga siin on ka selline suur slaid, kus on erinevaid mõtteid ja infot lastemaja kohta, et selline poster nagu, et selle peaks ka leidma selle messi leheküljelt, et saate lastemaja kohta täpselt teada. Ja siin on ka natuke pilte, millise lastemaja päriselt välja näeb, et see on Euroopa lastemaja standardi järgi tehtud, kõik enam-vähem sarnased. Eestis on neid siis 3 lastemaja täna. Ja natuke olen ka abisaamise lisanud siia, et kui kellelgi tuleb olukord, kus ta peab kuskile pöörduma, siis saab siit otsida neid võimalusi, kuhu saaks pöörduda nii laste kui ka täiskasvanute puhul tegelikult. Ja koduseks ülesandeks annan ikkagi, et kui teil on võimalik pärast otsida YouTube'ist üles 2 videot, üks on Usulast, mis on hästi äge video, mis kutsub üles last uskuma, et ei ole meie asi siin kahelda tema sõnades, et seda teeb keegi teine, kui on vajadusel seda vaja teha. Ja teine, kui te tahate lastemaja kohta rohkem teada, et kui YouTube'i panna, et mis koht on lastemaja, siis saab rohkem teada lastemaja kohta. Aga aitäh teile ja jällegi parem kaitsta kui kahetseda, et räägime rohkem, levitame infot ja usume lapsi. Aitäh sulle, Anna, ja tõesti niivõrd tähtis teema, ilmselt üsna karm ja kohati keeruline on isegi ju kuulata inimestel seda teemat ja sellepärast võib-olla ongi nii tabu sellest seksuaalsest väärkohtlemisest rääkimine, eriti kui see puudutab alaealisi või lapsi. Aga me peame nendest teemadest rääkima, sest et ainult niimoodi saab maailm muutuda ja sellepärast me ka jätkame praegu veel natukene sellel sarnasel teemal, et Helen Tartes-Papkina Stefford Therapy OÜ-st, et siis psühhoterapeut, kunstiterapeut räägib meile, kuidas siis võiks teraapia aidata seda seksuaalselt ära kasutatud last ja mis on psühholoogilised nõuanded. Helen, palun.